Alustuseks annan sõna Kaarel Rundule, Tallinna Haridusameti juhatajale. Palun, Kaarel. Suur tänu ja head kolleegid, ilusat neljapäeva teile kõigile ja tere tulemast Alpa Kitsi webinarile. Haridusameti poolt saan öelda, et meil on Alpa Kitsiga juba väga mitu aastat väga hea koostöö ja eelkõige nende erinevate väljakutsete raames, mis meil on praegu käimas. Keskendume siis eestikeelsele õppele üleminekule ja õpilaste erinevatele pädevustele. Ja oleme ka palunud Alpa Kitsilt arendusi, et me ise koolipidajana saaksime jälgida, milline asutus kui palju mingeid võimalusi rakendab ja kasutab teadlikult. Ja see on ka tegelikult tänase webinari põhieesmärk, et meie lasteaedadele teadvustada, milliseid uusi ja ka võib-olla vanu võimalusi on, mida teadlikult laste toetamiseks ja õppetöö korraldamisel saab kasutada. Ja mul on hea meel, et ma ei hakka ise ette rääkima, et Kelly ja head kolleegid räägivad, aga ma väga tänan neid, kes juba praegu kasutavad väga aktiivselt. Ma saan aru, et lisaks sellisele sisulisele õppepoolele annab Alpa võimalusega lastega väga palju vahvaid liikumismänge ja loogikat ja tantsuasju teha, et tehke endale need võimalused selgeks ja võtke need kasutusele. Ja inspireerivat päeva teile. Aitäh minu poolt. Suur tänu, Kaarel. Nii, aga alustamegi siis täiesti selliste Alpa sisuliste teemadega ja kuniks ma jagan ekraani, siis võib-olla te kirjutaksite vestlusaknasse need haridustöötajad, kes ei ole mitte kunagi Alpat kasutanud. Siis me teame enam-vähem, kui palju on meil selliseid haridustöötajaid, kes võib-olla vajavadki kohe eriti täpselt, et algusest peale, mis see Alpa on. Et nii, vaatame siis korraks vestlusaknasse. Nii, siin tervitatakse, väga tore. Nii, ja on neid, kes ei ole kasutanud mitte kunagi. Väga tore. Nii, põhiliselt on meil siin siis Tallinna piirkonna haridustöötajad, kui ei ole eksinud keegi kuskilt kaugemalt. Ja teil tõepoolest on selline suurepärane võimalus, et te saate Alpa rakendust kasutada täiesti tasuta. Ja neile, kes siis üldse ei tea Alpast mitte midagi, siis räägin natukene ka taustast ka. Ja seejärel me räägime Eliisi tarkvara ja Alpa Kitsi integratsiooni teemadel, et ilmselt Eliisi ikkagi kasutavad peaaegu kõik siin alushariduse maastikul. Ja siis jätkame Alpa Kitsi rakenduse uuendustega, mis on uut sisu juba loodud, mis on loomisel ja põnevaid üllatusi ka. Ja siis kuulame kasutuslugusid samuti, kuidas Alpat siis õppetöös on kasutatud. Aga eriti oluline siis neile, kes ei ole varem üldse Alpat kasutanud, siis Alpa on selline eestikeelsete digiõppemängude platvorm, mida saab kasutada põhimõtteliselt kõikidel nutiseadmetel, Androidi ja Apple'i seadmetel ja ka interaktiivsetel tahvlitel. Ja see on põhiliselt siis lastele vanuses 3–8, et on erisusi ka, kasutavad nooremad, kasutavad ka vanemad. Ja see on selline platvorm, mis sisaldab üle 100 minimängu, mis on siis põhiliselt seotud alushariduse esimese kooliastme õppekavaga. Nii et kui te selle rakenduse avate, siis on kohe näha, seal on tibu, seal on muna, tibu, kana ja raamatuga kana, nii et see sisu kasvab koos lapsega. Ja saab valida raskusastmed ja seal on ka kategooriad, mis on siis just emakeel, matemaatika, mina ja keskkond, mälu ja loogika ja loovuse ülesanded. Et avastamisrõõmu on väga-väga palju ja tõesti, nagu ka Kaarel ütles, et kasutage seda võimalust, avastage, mängige. See on teile kõigile Tallinnas tasuta kättesaadavaks tehtud. Ja mida rohkem kasutate, siis seda loomulikult on motivatsiooni siis Haridusametil ka seda koostööd jätkata, et on näha, et kasutus on väga tihe.
ja see on selge, et kasutus tõepoolest tihe on, et Alpat kasutatakse siis lisaks Tallinnale veel 40 kohalikus omavalitsuses ja üle 500 haridusasutuse siis rikastavad Alpa mängudega õppetööd. Ja lisaks nendele digimängudele on need mängud siis seotud ekraaniväliste tegevustega, mis on hästi tore, see annab väga toreda võimaluse siis lasteaias lõimida siis väga kergesti õppetöösse, et siin pildil on ka näha, et näiteks kui laps õpib värvinimesid, siis meie kollane alpaaka karakter Alpa küsib lapse käest ka, et kas sa näed enda lähedal veel midagi kollast ja lapsed saavad siis rühmaruumist otsida ka teisi sama värviga objekte, aga igas mängus on siis midagi, mis on seotud siis ekraanivälise tegevusega. Ja nagu siin ka piltidelt näha, me väga palju just põimime siis kohaliku kultuuri ja looduse elemente rakendusse, et lastel oleks lihtsam seoseid luua. Et kui on näiteks sügisene aeg ja teemaks on puulehed, siis on meie rakenduses just Eesti puulehed, et siin on pildil ka näha näiteks hobukastan ja nii edasi. Ja samamoodi siis linnud on kõik Eesti linnud, lilled ja nii edasi. Et väga palju avastamist. Ja kõike seda oleme me loonud koos õpetajatega, et täna teid on siin ka üsna palju kuulamas. Aitäh kõigile, kes on panustanud Alpa loomisesse. Et väga tihti siis pakutakse just mänge, mida õpetajad ise tahaksid näha või katsetatakse uusi. Et teie mõtted on meile väga olulised ja te võite alati meile kirjutada, et kui teil on mingi mõte, et voh, ma tahaksin näiteks kevadel just täpselt vot sellise teemaga mängu, et väga julgelt võite alati meile öelda ja hea meelega võtame arendusse. Ja lisaks siis mängudele, et me näitame pärast selliseid uusimaid mänge ka, aga lisaks mängudele on siis tõepoolest meie rakenduses ka õpianalüütika, et igale lapsele on võimalik teha siis selline profiil ja panna siis sinna talle tore, näiteks siin on näitena näiteks rebane, ta võib olla rebane, rakett, ta saab endale valida siis endale sobiva pildi ja saab siis vaadata, mida mõni konkreetne laps on rakenduses mänginud. Ja sellest saab siis väga toreda ülevaate koos sellega, et kuidas on sooritus olnud. Ja lisaks sooritusele siis mängude kaupa näeb ka levinud vigu. Ehk siis näiteks kui laps õpib tähestikku ja see on selline väga lihtne näide, ta õpib tähestikku ja kõigega läheb väga kenasti, aga vot tähega S on kogu aeg mingi jama. Et siis seda näeb siin ka siis selle konkreetse lapse profiili all. Aga me saime aru, et õpetajatel on üsna keeruline leida seda aega, et ükshaaval kogu rühma lapsi sisestada. Ja sellest meil tekkiski selline mõte, et teha koostööd tihedamalt Eliisi platvormiga. Ma korraks küsin, Mart, kas sina oled kohal ja kuuldel? Jaa, olen kuuldel. Kas mind on Nii, kuulda? ja sind on kuulda ja näha, väga tore. Ja meil tekkis selline mõte, et me võiksime teha tihedamat koostööd, et tegelikult ju ütleme, Eliis on veel eriti laias kasutuses Eesti lasteaedade ja nende töötajate seas. Ja me saaksime võib-olla teha tihedamat koostööd siis selle poole pealt, et õpetajatel oleks lihtsam profiilid näiteks kohe Eliisist alla laadida, sellepärast et see info on juba seal olemas ja miks duubeldada ja meie saaksime vastu saata siis infot Eliisi omakorda, et kuidas siis laste sooritus on olnud. Ja selle mõttega tõepoolest oli nii, et Tallinna Haridusamet tõesti oli väga rõõmus sellise idee üle, et see teeb kogu meie alusharidussüsteemi digilahenduste mõttes siis tugevamaks ja ühtsemaks. Nii et selline mõte meil tekkis. Ja võib-olla ma arvan, et teemegi nii, et mina korraks lõpetan jagamise. Mart, sa saad paar sõna omalt poolt öelda ja siis me näitame ka, et mul on tehtud sellised pildid, et kuidas seda uut võimalust ära kasutada. Aga ma korraks lõpetan jagamise. Nii, ja Mart, palun sõna sulle. Tervist! Mina saan tegelikult isegi näidata seda Eliisi poolset liidestust, mis me oleme tänaseks juba käiku lasknud.
see on kõikidele Tallinna lasteaedadele aktiivne ja see võimaldab väga mugavalt Eliisis laste nimed saata Alpa rakendusse. Kuna see on tõesti väga lihtsalt meil lahendatud, siis mul on ka, ma ei saa oma ekraani jagada, mul on ligipääsu vaja. Nii, ma teen samal ajal. Siis ma täitsa hea meelega näitan selle ära, et kõik näeksid, kui hõlbus seda kasutada on. Niipea kui ma saan jagada oma ekraani. Nii, palun, nüüd peaks olema. Nõnda, kas on midagi näha? Jah, on. Väga hea. Eliisis me lahendasime selle läbi rühmapäeviku. Kui avada rühmapäevik, mis kõigile on kindlasti tuttav, siis nüüd on siin üleval selline seadete nupp, mis on otse rühma valiku kõrval. Kui mul on mitu rühma, siis ma saan siit valida, aga vajutades sellele nupule ilmub väga väike pisike aken, kus ma saan üle kontrollida, millise rühma laste nimekirja ma soovin Alpa Kids rakendusse saata. Ja kuna seal on väga suur küsimus just nimelt isikuandmetel, siis see ei lähe väga niimoodi üks ühele. Aga mida Eliis teeb, võimaldab sellise tunniajase kestlusega koodi genereerida. Ja kui see kood sisestada Alpa rakendusse, siis Alpa rakendus tuvastab ära täpselt teie kui õpetaja ja teie rühma, mille kohta te selle koodi genereerisite. Ja siit vajutades kopeeri ning põhimõtteliselt see ongi kõik, üks nupuvajutus. Nüüd on lihtsalt edasi minu poolt praktiliselt ongi kõik, et nüüd ma saan öelda Kellile, et nüüd Kelly saab näidata, mismoodi edasi toimetada Alpa rakenduses ja kuidas siis seda koodi kasutada. Ma vist võin korra veel üle öelda, et kui on mul mõni teine rühm, siis selle rühma jaoks ma võin samamoodi koodi genereerida. Nüüd on mul ühe rühma jaoks või teise rühma jaoks. Kuna iga kood lihtsalt aitab ühe konkreetse rühma laste nimekirja otse Alpasse toimetada. No täpselt nii. Ja ma saan aru, et ma võin nüüd jätkata sellega, et kuidas see kõik näeb Alpa poolt välja. Ja kõigepealt ka minu tänusõnad, et Eliis ka väga hea meelega tuli sellise integratsiooniga kaasa ja loodetavasti juba õige pea hakkate nägema siis ka Eliisi poole pealt, et kuidas lastel Alpa mängimine on läinud. Aga sellest natukene juba kunagi hiljem. Nii, mina jagan uuesti ekraani ja näitan teile, kuidas näeb see kõik siis välja Alpa rakenduse poole pealt. Üks hetk. Nii, see pilt võib võtta natukene silme eest kirjuks, aga tahtsime nii, et teil on näha ükshaaval see sammude kaupa. Nüüd need, kes ei ole Alpa rakendust kasutanud, et ma nägin vestlusaknast küsimust ka, et kas need koodid on juba kuskil jagatud, siis jah, tegelikult on küll. See on meil nüüd juba 3. aasta, kui me Tallinna Haridusametiga sellist koostööd teeme, et teile on ligipääs tasuta, aga me pärast seda webinari jagame uuesti, sest et loomulikult töötajaid on uusi neid, kes avastavad selle võimaluse, nii et me jagame need koodid uuesti. Igal lasteaial on oma unikaalne kood, millega te saate siis sisu avada ja seda nii interaktiivses tahvlis, arvutis kui tahvelarvutis. Nii et kõik need võimalused on teile kättesaadavad. Nii, ja selleks, et teha teie elu tõesti veel lihtsamaks, et te ei pea neid ükshaaval lapsi sisestama, siis nagu Mart näitas Eliisi poole pealt, kust te selle koodi saate. Meil praegu on siis niimoodi, et hetkel saab tahvelarvutis ja nutitelefonis Eliisi andmed alla laadida ja kohe-kohe saab seda siis ka interaktiivses tahvlis ja arvutis teha. Aga kui te Alpa rakenduse avate ja ärge muretsege, kes ei ole kasutanud, me saadame teile lingid ja see on väga lihtne. Lähete lihtsalt alla, avate sisu ja juba saategi kasutada. Ja kui te lähete siis enda rühma valima, siis seal on selline tore nupuke Eliis. Ja kui te vajutate Eliisi nupukese peale, siis tulebki teade
et Eliisi kasutajana saad alla laadida kogu rühma andmed ning edaspidi kajastuvad kasutajate tulemused Eliisis. Andmete allalaadimisel kustuvad varasemalt loodud profiilid. Et seda ma siin küll rõhutaksin, et kahjuks on jah nii, et süsteem kirjutab üle, et kui te olete juba kahjuks vaeva näinud ja lapsed sinna lisanud, et siis nüüd ta kirjutab üle siis selle info. Aga ma usun, et see võib olla natukene, noh, et kui te nägite vaeva, meil on väga kahju, aga tuleviku mõttes on see teile palju lihtsam, sest ka kui lapsed rühmas vahetuvad, siis samamoodi, et siis teil on nagu väga lihtne just Eliisi kaudu siis andmeid uuendada. Ja kui te nüüd vajutate sinna lae alla nupule, siis te näetegi sellist akent, kus on sisesta kood, mida Mart juba teile täpselt näitas, kust te selle koodi saate ja missugune see välja näeb. Et me siia panime ka sellise sama nupukese, kus on rühmapäevik ja sealt te selle koodi saategi. Ja panete jätka. Ja no siin näitel küll on meil üks selline väga näite lasteaed, mille nimi on siis Elise Daycare ja rühm on Orange. Ja seal on siis 9 profiili andmed, et te saate üle vaadata, kas see nüüd on õige, on see nii, kas on see teie rühm, vaatate, et on küll ja kinnitate. Ja ongi kohe need andmed siis juba Alpa profiilidena olemas. Ja me rõhutame kindlasti ka omalt poolt seda, et meile on väga oluline andmekaitse ja me ei taha ise koguda ega kuvada kuskil andmeid, mis ei ole kasutamiseks olulised. Ja sellepärast tulevad Alpa vaatesse ainult eesnimed ja juhul, kui selle eesnimega on 2 last, siis tulevad sinna ka initsiaalid perenimest juurde. Et tegelikult on see imelihtne, avate, laete alla, panete koodi sisse ja kõik ongi olemas ja te ei pea ükshaaval neid profiile looma. Muidugi pilte võivad lapsed muuta, et need tulevad juhuslikkuse alusel ja nad võivad ära siis muuta selle, et mis profiili pilt nende nime juures on. Ja igatahes kindlasti on ka see, kui te jääte hätta, siis siin on ka tehnilise toe number, et need, kes juba Alpat kasutavad, teavad ka, et me alati saadame, et me saadame nüüd ka juhised, kogu info, lingid, koodid, kõik saate endale uuesti ja tehnilise toe number on seal samamoodi olemas. Et väga hõlpsasti saate siis meile lihtsalt helistada, et kui midagi on läinud untsu või midagi kuvab valesti. Nii, ja vahepeal vaatan, mis küsimused siin on tekkinud. Jah, selles mõttes küll, et siis, kui te tahate andmeid alla laadida, siis te peate olema sisse logitud. Nii, tunnistused saavad kõik, kes registreerimisel märkisid. Ja kui seda Eliisi märki ei tule, siis kuidas saab? Kui seda Eliisi märki ei tule, siis värskendage rakendust. See kogu arendus on nii uus, et kui te juba praegu näiteks juhtusite vaatama ja seda seal ei ole, siis vajutage lihtsalt rakenduse uuendamise peale ja see ilmub. Nii, kui te töötate väljaspool Tallinnat, siis kas te saate kasutada seda koodi? Ei, kahjuks mitte. Siis tuleb rääkida oma kohaliku omavalitsusega. Nii. Ja kui rühmas mõni laps õppeaasta kestel vahetub, kas peab andmed uuesti alla laadima? Kas sellisel juhul kirjutab programm kõik üle ja kustuvad laste varasemad andmed ning progress mängudes ära? See on nüüd hea küsimus. Mart, kas oskad võib-olla ise ka seda kommenteerida? Ma nüüd üritan meenutada, et kui keegi tuleb aasta jooksul juurde, siis kuidas me selle lahendasime? No, Eliisi puhul tegelikult siis saab uue koodi genereerida ja uuesti seda Alpasse tõmmata. Need lapsed, kes juba on varasemalt Alpas, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis need lapse unikaalse identifikaatoriga ei kirjutata üle, aga eks selle saab täpsemalt veel üle täpsustada. See oleneb ka natuke seda mõlema süsteemi seda tehnilise tausta poole pealt. Aga minu meelest jah, me tegime selle, kui ma õigesti mäletan, siis niimoodi, et saab ka mitu korda ühte ja sama rühma laste nimekirja Alpasse tõmmata, ainult uued lapsed lisatakse. Mina ise mäletan samamoodi. Jah, Mikk, soovid lisada? Meie tehnoloogia juht on ka siin. Ja ma täpsustan või kinnitan ja, et saab, et kui lapsi tuleb juurde rühma või läheb ära, et siis saab Alpa rakendusest lihtsalt uuesti selle impordi teha.
ja siis ta lihtsalt uuendab selle rühma ära, vanad lapsed jäävad alles koos oma kõikide andmetega. et lihtsalt uued tulevad juurde või uued kaovad ära. Mhm. nii et jah, täpselt nii nagu Kelly ja Mart kirjeldasid. No suurepärane, siis on kõik kenasti, siis ma mäletasin ka õigesti. Nii, vaatame, mis küsimusi on veel. Nii, kuidas kuvatakse lapse nimi, kui perenime esimene täht on sama eesnimega lastel sama? Siis kui ma mäletan õigesti, siis me tegime nii, et siis tuleb seal perenimest paar tähte veel juurde. Kas see oli nii, Mikk? jah, Väga hea. Nii. Kas ilma lapsi sisestamata ka saab kasutada? Olen tugispetsialist. Jah, ikka saab küll. Sellisel juhul lihtsalt, kui üldse mitte, te võite sisestada käsitsi ka, ilma et te Eliisi kaudu alla laeksite. Te võite lihtsalt ise teha ka, kui te soovite jälgida siis laste progressi läbi rakenduse. Kui te seda ei soovi, siis ega tegelikult siis te ei pea ka. Siis te saate kasutada ka näiteks, kui lapsed mängivad koos, siis on selline koht nagu koos mängimine, et siis üldse andmed ei salvestu, et rohkem ongi see oluline selleks, et kui soovite jälgida läbi rakenduse lapse progressi, leida õpilünkasid ja siis ka oluline, et need, kes Eliisist alla laevad, siis nende laste tulemusi hakatakse tulevikus kuvama ka Eliisi poole pealt, mitte teisi. Ehk siis see on nagu toru kahe süsteemi vahel ja andmed liiguvad mööda seda toru ja sellepärast on oluline siis, et laadida alla Eliisist, et pärast tulevikus saaks kasutada seda võimalust. Ma kohe näitan, mis toredaid võimalusi me mõtleme sinna ka tulevikuks. Nii, ja kes soovivad tunnistust? Neile kindlasti rõhutan, kes soovivad tunnistust ja ei märkinud seda registreerimisvormis, siis olge kenad ja siis registreerige uuesti ja märkige, et te soovite tunnistust, et see registreerumisvorm on veel kättesaadav. Nii, kas väljaspoolt Tallinna saab lasteaed ise maksta? Saab ise maksta, aga väljapoole Tallinnat me veel hetkel ei ole liikunud sellega, aga veel arutame just selle Eliisiga ühendamise teemal. Kuna see süsteem on loodud, siis ilmselt küll, aga me peame arutama siis ka teiste kohalike omavalitsustega, et kas neil on huvi selle vastu. Nii, kirjutatakse Vikerkaare lasteaiast, et tal ei tulnud seda ikooni, nii et sellega võtame, ma kirjutan üles ja saame ühendust pidada. Vaatame üle, milles võib asi olla, aga nüüd on testitud, et tegelikult ikkagi peaks, aga vaatame üle, võib-olla sõltub ka seadmest. Nii, tunnistus, perenimed, sellega on korras. Kus on Alpas värskendamise nupp, on avakuval, on selline nagu uuenda rakendust. Smart Tahvlis. Jah, nagu te paljud olete märganud, siis Tallinn tegi sellise hanke. Nii, ma nüüd üritan meenutada, ma ei mäleta täpselt kogusid ja kes said, aga said interaktiivsed tahvlid, ühe konkreetse mudeli ja see mudel kahjuks selle nagu tehniline võimekus ei olnud väga tugev. Küll aga meie tegime omalt poolt nii, et me optimeerisime enda siis veebiversiooni, mida interaktiivsetes tahvlites saab kasutada ja see tähendas siis seda, et me justkui näiliselt tegime pildid nii palju väiksemaks, et interaktiivsed tahvlid suudaksid ära laadida. Nii et jah, töötab viimase hanke tahvlites, aga sõltub kindlasti mudelist, kui on mõni täiesti teine mudel. Meil töötavad Newline'i, Prometheani ja siis Tallinna hanke interaktiivsetes tahvlites, kui on midagi muud, siis võite meile ka alati kirjutada, et teil on midagi muud ja me kindlasti leiame lahenduse. Nii, vaatame veel. Kas konto peab tegema lasteaia meiliga? Ei pea. Lihtsalt peab olema sisse logitud, et teil võib olla kas või enda Gmail ja sellest piisab. Lihtsalt siis Eliisist tuleb olla sisse logitud selleks, et seda koodi näha. Nii. Võib-olla Mikk, kui sina oled kuuldel, sa võid vahepeal siia vestlusaknasse panna registreerumisvormi uuesti, et kes siis ei ole tunnistust selle kaudu taotlenud, siis saate selle endale küsida. Nii, praeguseks on küsimustega kõik ja Mikk võib mulle märku anda vahepeal, et kui tuleb mõni küsimus juurde, siis ma lihtsalt ise samal ajal ei pruugi näha. Aga lähme siis edasi nüüd Alpa tegemistega.
nii, üks hetk. Vaatame kohe, panen ekraani uuesti suureks. Eliisile olid mõned küsimused ka, aga tegelikult Mart, ega ma ei palunud sul liinile jääda, nii et kui sind liinil ei ole, siis saad nagunii eraldi vastata ka, et siin registreerumisvormis olid mõned küsimused, mis ei puudutanud otse mm, Alpakiitsi, vaid olid rohkem suunatud Eliisile. aga ma tean, et Mart vastas mulle nendele ka eraldi. kas ma Oled? kommenteerin lühidalt hetkel või? Jaa, aga tead, ma arvan, et sa võid kohe siis kommenteerida need küsimused ära, mis on teile. Okei, et kui soovitakse näha laste arvu, siis rühmapõhiselt Eliis seda näitab töölaual ära. Aga lapsevanematel jah, praegu ei ole sihukest võimalust loodud, sellepärast et on alati küsimus nagu, kas see on üldse vajalik. Osad lasteaiad on öelnud, et nad üldsegi ei tahaks sellist võimalust lastevanematele, aga see on meil ikkagi nimekirjas juba olemas, et võib-olla tulevikus mingit moodi me arendame selle ära. Seoses EHISe täitmisega päris sellest küsimusest siin aru ei saanud, et infopäeva me võime kindlasti teha, rääkida HEV-laste haldusest Eliisis ja EHISe täitmisest. Aga täpsemalt ma vist praegu ei oska siin midagi öelda. Sündmuste koha pealt ma oskan küll öelda, et Eliisis igal sündmusel on võimalik valida ja peabki alati igal sündmusel valima need isikud või grupid, kellele sündmus nähtav on. Et automaatselt ja salaja Eliis ei lisa ühtegi gruppi ega sündmust, mis tähendab, kui juhataja või juhatuse liige või õpetaja teeb uue sündmuse, siis kui ta mitte kedagi sinna juurde ei lisa, siis see sündmus on näha ainult tema enda kalendris, tema enda Eliisis. Kui ta lisab sinna ühe inimese juurde, siis on need 2 inimest, kellele sündmus on näha. Ja kui ta lisab sinna oma rühma lapsevanemad, alles siis näevad lapsevanemad seda sündmust ja nii edasi ja nii edasi. Täpselt nii palju, kui gruppe lisatakse, täpselt nii hästi see sündmus nähtav on. Sündmuse tüüp ei määra nähtavust. Tüüp lihtsalt määrab, mis värvi see sündmus seal kalendris on. Aga see, kellele ta näha, on ikkagi läbi nende gruppide igal sündmusel individuaalselt. Nii, super. Väga tore, et kasutati võimalust, küsiti ka väga konkreetseid küsimusi Eliisi meeskonnalt ja ettepanekuid tulevikuarendusteks. Super, aga liigume edasi siis uuendustega Alpa rakenduses. Kes nüüd on tihedamad kasutajad, siis küllap te olete märganud, et meil aina tuleb mänge juurde. Et mõned näited siin selle aasta arendustest ka ekraanil. Näiteks üks täiesti uus kirja eelharjutuste mäng, mida te näete siin vasakul. Siis meil on sellised väga toredad jutukeste mängud, kus saab jutukest lugeda ja natukene siis ülesandid selle jutu mõistmise kohta ka. Et seal te näete, et tähestiku järgi me avaldame siis neid jutukesi, et üsna mitu neid on sellel aastal juurde tulnud. Siis on meil selline põnev uus mäng nagu reisibingo ja reisibingo on siis selline mäng, mida te saate kasutada näiteks, kui te lähete enda rühmaga väljasõidule ja saate ära märkida, et mida te tee peal nägite. Et seda ei pea siis kohe, siis ei pea tahvelarvutit kaasa võtma ja siis seda näiteks bussi peal mängima, aga saab siis tagasi tulles arutada, et mida keegi nägi siis tee peal, et kas nähti näiteks võib-olla kiirabiautot, tuletõrjeautot, kas tähed olid väljas, võib-olla keegi nägi kärbest ja nii edasi. Ja seal siis ka see sisu tuleb juhuslikkuse alusel, et mida siis keegi näha seal võis. Ja natukene keerukamatest mängudest, mis ei ole võib-olla nüüd küll alushariduse teema, aga arvestades seda, et haridusliku erivajadusega lapsed võivad olla vahel lihtsalt ka hoopis väga-väga palju nutikamad, siis on ka kellaõppimismängus meil tehtud selline uuendus, kus siis saab valida, et kas kella õpitakse pool tunni, veerand tunni või täistunni järgi. Et juba viimases rühmas võib-olla täistunni varianti võib täiesti vaadata.
ja on ka selline uus arvutamismäng, mis on tehniliselt hoopis teistmoodi. nimelt jookseb siis ekraanil pall ja tuleb siis seda seadet käes hoida ja kallutada ja see pall liigub selle järgi, kuidas siis vastavalt seda seadet kallutatakse. ja kes teab matemaatilise tehte vastust, siis tema peab kallutama just selles suunas, kus on õige vastus. et selliseid mänge on. Siis on meil selliseid uuendusi nagu näiteks punktid, et kes on juba märganud, saab siis iga õige vastuse eest laps koguda punkte, nii et natukene selline lisamotivatsioon. ja ka auhinnad, ehk siis meil on sellised toredad märgikesed, mida saab koguda Alpa rakenduses, siis ka selle eest, et on piisavalt hästi juba tuntakse matemaatikat või siis on mingid mängud, mida laps on rohkem mänginud, et siis iga profiili all, et need ei tule siis kogu rühma peale, vaid need tulevad igale lapsele eraldi, et kes siis kui kaugele on jõudnud. et samuti, et tõsta motivatsiooni, natukene lapsi tunnustada nende saavutuste üle ja meil on ka selline mõte, et kunagi oleks väga tore, kui me saaksime siis teha sellise võimaluse, et lastele diplomeid väljastada, et selliseid visuaalselt toredaid, näiteks looduse nautleja diplomi ja mida võib-olla ka nagu, see on küll selline tuleviku mõte, aga oleks väga tore, kui te saate Eliisis neid ka näha ja sealt välja printida siis lastele toredaid diplomeid, et mis on seotud nende saavutustega. nii, ma vahepeal piikan korraks ka siia vestlusaknasse. kas on midagi selle teema kohta veel küsitud? nii. Mikk vastab tehnilistele. nii, aga siis ma arvan, et me teemegi nii, et kui tuleb mõni muu küsimus. ahah, et keegi soovib sellist üldist ülevaadet Alpa mängudest. ma võin näidata ka, et meil on kodulehel on tegelikult haridusasutustel eraldi sektsioon, kus lausa võib välja printida, et siis on iga mängu kohta on siis ka õpiväljundid, mida selle mänguga siis konkreetselt arendatakse ja see on tore võimalus ka enda, ütleme, nädalaplaani või siis ka tegevuste plaani koostada, et sinna saab peale siis kirjutada, et mis mängu plaanite kasutada ja võib-olla ka siis neid ekraaniväliseid tegevusi, mida te lõimimiseks kasutate, saab sinna juurde kirjutada, et ma võin seda näidata ka. nii, ja Mikk vastab siis tehnilistele nii kaua. aga paar teemat veel, mida tahaks katta. nii, mis meil on järgmisena siis plaanis näiteks, et selle aasta sees tuleb veel üks mäng ja see on prügi sorteerimise temaatika. et saab olema väga põnev ja samuti väga huvitav lõimimine siis õppetöösse. nii et seda uuendust siis ka kindlasti märkate, kui ta rakendusse jõuab. ja täiesti eraldi teemana on siis ka nii, et lisaks siis sellele, et Tallinna Haridusamet ostis kõikidele Tallinna koolidele ja lasteaedadele Alpa litsentsid ka järgmiseks aastaks, siis meie omalt poolt teeme ühe lisakingituse. nimelt on meil valmis saanud ingliskeelne Alpa ja te saate kasutada ka ingliskeelset Alpat enda õppetöös, mis siis, et tegelikult ei ole ju alushariduse õppekavas võõrkeele õpe, aga kes soovivad just huviharidusena, näiteks miks mitte väikeste selliste huviringidena kasutada ingliskeelset rakendust või kui teil on näiteks inglise emakeelega lapsi rühmas, siis ka selline asi on nüüd teile tasuta kättesaadav ja täpselt sama koodiga. nii et ja see kõik ülesehitus on täpselt samasugune, nii et saate ka sinna ligipääsud ja selle info me teile saadame. nii et julgustan kindlasti katsetama. ja paar uuendust veel, enne kui me kogemuslugude juurde läheme. see aasta on väga eriline ja need jõulud on meie meeskonnale väga-väga erilised, sellepärast et detsembri keskpaigas jõuab Alpa raamat alustavale lugejale siis esimest korda poelettidele
ja see on siis joonistähtedega, lihtlausetega väga vahva raamat sellest, kuidas Alpa kohtub metsaperega ja seal on väga toredaid õppemomente, näiteks ka digipädevuse teemal, et sealt saab väga vahvaid järelarutelusid luua. näiteks ka siis see, et kas teistest tohib pilti teha siis, kui luba ei küsi ja õpid siis ka näiteks Eesti rahvus, et mis on Eesti rahvuslind, rahvusloom ja kas võõraid tundmatuid marju tohib metsas süüa, et seal on väga põnevaid õppemomente ja kindlasti julgustame siis neid hankima, aga kuna on detsembrikuu ja on kinkimise aeg, siis lihtsalt teile infoks ka, et lasteaiad saavad selle raamatu soetada soodushinnaga. Lihtsalt miinimumkogus on 10 raamatut ja küllap jõulukingitused on juba plaanitud ja isegi kui ise omalt poolt ei tee lasteaed kingitusi, siis sedasama pakkumist võib jagada ka lapsevanematele. Ja siis sellisel juhul saab lasteaed endale ühe raamatu tasuta kaasa, mis saab siis ilusti raamatukokku jääda ja ringile lugemiseks minna. Ja kaasa saab ka helkurid. Nii et kellel on huvi, siis kristen@alpakids.com, sealt saab lisainfot. Aga rakenduse poole pealt tähendab see seda, et kuigi see raamat on selline üsna lühike lugu, see on 41 lehekülge, aga lühilausetega ja visuaalselt väga armas, väga tore näeb see välja, siis see lugu ise on oluliselt pikem ja see lugu tuleb siis õhtujutuna sellesse rakendusse ka. Nii et te saate siis seda kuulata, näiteks siis, kui lapsed hakkavad magama minema, saate teha siis selliseid ülesandeid loo mõistmise teemal, et väga soovitan. Nii et detsembri keskpaigaks jõuab siis ka rakendusse selline väga vahva õhtujutt. Nii, aga ma vaatan korraks kella ka. Kui nüüd kellelgi jäi mõni lahtine küsimus, siis te võite ka lihtsalt julgelt praegu siin küsida, aga ma küsiksin korraks seda, kas Anastasia Kihnu lasteaiast on kuuldel? Jaa, Väga tore. Ja Anastasia lubas meile natukene jagada enda kogemust, et kuidas Alpakitsiga teie lasteaias läinud on. Et ma korraks lõpetan ekraani jagamise ja siis veel lõpus vaatame küsimused üle. Aga hea meelega kuulaks, kuidas teil on läinud? meil läheb selle kasutamisega väga hästi. Et jällegi ma ei saa päris kõigi eest nüüd rääkida, aga üldkasutus on ikkagi selline tõusutendentsis. Et kindlasti, mis võib-olla tooks välja, mis lastele kõige rohkem meeldib, on alati iga mängu lõpp, kui saab neid õhupalle seal katki lüüa. Et see on kindlasti see, mis lastes ärgatab veel rohkem seda huvi, et midagi edasi veel seal toimetada ja tegutseda. Et kindlasti kõikidest neist nii-öelda tasemetest, mis seal on, et muna, tibu, kana ja siis kanaraamatuga saavad kõik lapsed endale midagi huvitavat ja põnevat, et isegi kui ütleme, et seal on laps juba 6+, siis isegi muna selles nii-öelda kategoorias on ka põnevaid asju, mida siis kasutada ja rakendada. Et räägin näiteks enda isiklikust kogemusest, mis minu rühma lastele on kõige rohkem meeldinud, et need joonistähed ja numbrid, mida saab siis ise harjutada, et sa kirjutad seal. Et kui veel saab, ütleme niimoodi, sellise pastaka veel, millel on see ots, kus saad siis nuti pliiatsiga kirjutada, et see on ka üks lemmikumaid ja mina olen märganud isiklikult seda, et kuidagi see kirjatehnika huvi ja valmidus tuleb ka kuidagi palju kiiremini esile ja neil on kohe huvitav. Ja kindlasti kõik ka need keele ja kõne mängud, mis on, et ütleme, et siin nüüd ongi, et kui on pimedamad juba õhtud, enam õue nii vara ei lähe, et siis miks mitte võtta üks tahvelarvuti näiteks rühma või siis kasutada
suurt Smart-tahvlit selle jaoks, et koos lastega teha siis võib-olla sellist nii-öelda õhturingi, et põnevalt koos nendega, et mängida, et mina väga innustan ikka kõiki kasutama ja, ja näha on, et lastele see kõik uued mängud ja vanad mängud kõik meeldivad ja kindlasti ka soovitada ka lapsevanematele. Et tihti me kuuleme seda, et vot meil on probleem, et laps on telefonis, nutiseade, kõik selline. Et ütleme nii, et võib-olla selliste TikTokide ja teiste kanalite piiramine oleks mõistlikum ja pakkuda hoopis Alba Kids mängu vahelduseks, mis siis harib ja toetab. Vot. Aitäh, no ega me ise ka olemegi just seda tähele pannud, et kui ikka väga varakult antakse lapsele näiteks Roblox või midagi sellist väga intensiivset kätte, siis neid on õudselt raske sealt tagasi tuua. Et pigem, et kui juba alustatakse nutiseadme kasutust, et siis see võikski olla selline rahulik, selline mitte liiga sähviv sisu, et noh, Alpa ju ka on natukene animeeritud, aga mitte nii, et kogu aeg midagi sähvib, et ei stimuleeriks lapsi üle. Aga ma korra küsin ka seda, et kuidas teil on, kas teil on eesti emakeelega, muu kodukeelega lapsi, kuidas teil see keeleline jaotus on? Eesti emakeelega lapsi on lasteaia tasandil küllaltki vähe, ainult mõned, et enamus on siis vene või ukraina. Aga see, ütleme, kas te olete täheldanud ka kuidagi, et nagu huvi eesti keele õppimise vastu või sellist nagu julgust, et nagu rääkida rohkem, et meil oli endal üks ka vahva kogemus, üks õpetaja kunagi ütles, et vot, et kui õpetaja ütleb, et nad siis muukeelsed lapsed nagu väga ei taha järgi öelda või järgi korrata, aga siis üks laps oli öelnud, et aga vot, et aga Alpale ma kordan hea meelega järgi, et tema mind ei hinda. Ma mõtlesin, et issand, noh, nii nagu kurb ja armas nagu sama. Alpa on nagu hästi, ta nagu selliseks sõbraks saab kohe lastel. Et ja noh, jällegi, et mis eelnevalt ütlesite, et ei ole nii sähviv, et see on tõesti nagu hästi hea, et noh, muidugi kui võtta niimoodi rühma, ütleme seal 10 tahvlit ja kõik panna nad helitase maksimum, siis eks läheb seda paljuks. Aga jällegi, et võib-olla esialgu tutvustadagi lastele niimoodi väikeste gruppidena seda kõike ja siis juba jagada neile endale kätte, et nad saaksid ka ise toimetada, ise valida seal mingi mängu. Et tihti on ka võib-olla see, et me ei märka, et vot, aga laps hoopis oskab ka juba seda. Et õpib ise kogu selle protsessi käigus. Vot. Ja no jällegi, et siin sellel kas kanal või raamatuga kanal on veel selline tore nii-öelda poes käimise mäng, kus on raha ja siis poelett ja selline matemaatiline ülesanne. Et eelmine aasta näiteks koolieelikutega, kui oli rahatarkuse projekt, siis see mäng oli kõige populaarsem ja sealt kõik need tarkused ja matemaatilised liitmised, lahutamised kõik väga hästi tulid, et väga suureks abimeheks selline mänguline rakendus. See on huvitav, et see on millegipärast lastel seas nii populaarne, et just see konkreetne mäng, et saab poodi minna. Et see on väga huvitav, et miks see nii on väga põnev. Aga tore kuulda, et ka teile see on populaarne seal. Nii. Aga tõesti, ma tohutult tänan, et te olite ka valmis enda kogemust jagama, et kas meil on veel mõni õpetaja siin, kes tahaks midagi lisada, kommenteerida, et kuidas läinud on, mida teie olete täheldanud? Kui hetkel ei ole, siis Anastasia, ma väga tänan. Ma lähen korraks siis küsimuste juurde, mis meile ette saadeti. Ja kuna meil on siin ikkagi tõesti üsna palju neid õpetajaid, kes ei ole kunagi näinud Alpa mänge või neid kasutanud, et siis ma kasutan võimalust ja näitan teile samuti. Aga enne ma korraks
Ma panen nii, et ma jagan kohe heliga, siis ma saan teile hõlpsasti näidata ka, ka alpamänge, aga enne vastame küsimused ära. Mida te soovisite täna kuulda Alpakidsi uuendustest? Seda te kuulsite. Kas Alpa litsents pikeneb automaatselt? Jah, teie ei pea mitte midagi muutma. Meie pikendame järgmise aastani litsentsid ära ja teil automaatselt kõik pikeneb ja just siis täpselt siis 1 aasta võrra. Smart tahvlis saab küll, nagu rääkisime, sõltub natukene tahvlist, aga kõikidel kõige tuntumatel pluss siis Tallinna Haridusameti hankega saadud tahvlitel töötab. Kui teil on mõni probleem, siis teil on olemas meie tehnilise toe number ja saadame selle teile üle ka pärast webinari, et võite alati helistada. Me vahel sõidamegi tõesti kohale, vaatame, milles lugu on, et kui kellelgi ei tööta ja oleme igati toeks. Ja tõepoolest, jah, ka lauaarvutitel saab mängida ja tahvelarvutil. Nii, kuidas numbri arvutusmänge Alpa programmis kohandada hetkel õpitavatesse erinevatesse teemadesse? No seal on küll, ma ütleks, et jah, rongivagunitega on siis see konkreetne, mis on siis arvude järjestamise temaatikaga, aga seal on erinevaid, et ma arvan, et ega siin tasubki lihtsalt oma loovus valla lasta, et ka teisi mänge kaasata, et natukene teisi temaatikaid, aga ise oleme ka mõelnud seda, et võib-olla siis natukene nagu juurde luua selliseid temaatikaid, et mida me näeme, et lastele näiteks on väga, ütleme, teemakohased, ütleme, kas need on dinosaurused või printsessid, et siis just võib-olla seda matemaatiliste oskuste treenimist siis innustada läbi siis nagu huvitavate teemade, et selliseid mänge juurde luua. ATH ja keskendumisraskustega laste puhul on keeruline sellist ühtset vastust anda, sellepärast et need keerukused võivad olla väga erinevad. Pigem meie ise oleme tagasisidet saanud, et keskendumisraskustega lastel on Alba just selles mõttes väga tore, et näiteks olen kuulnud, et ka vahel kellel on ka, ütleme, müratalumatus, et siis vahel ka kõrvaklappidega näiteks vahepeal siis, et see nagu suunab selle keskendumise ühte kohta, et kasutatakse väga hästi ja ka ilma kõrvaklappideta üldiselt, et kuidagi see on selline kaasahaarav, et lapsed ka keskendumisraskuste ja ATH-ga hea meelega kasutavad alpamänge ja väga erinevates vanustes. Aga kuidas paremini, võite ka meile täiesti kirjutada, me võime sellel teemal eraldi arutada, aga kuna seda küsimust, ütleme, haridusliku erivajadusega laste osas on tulnud üsna palju, et kuidas nagu veel paremini või mis võtteid kasutada, et siis me oleme arutanud, et teha täiesti eraldi veebiseminar siis keskendudes ainult sellele teemale. Et siis kindlasti saadame kutsed laiali ka. Nii, mis täpselt mida arendab, näitan kohe ka Alpa mängu ennast ja saabki vaadata siis seda mängude loetelu, et kus on siis kõik need õpiväljundid ka kirjas. Kas on negatiivseid külgi antud rakenduse kasutamisel? Meie rakenduse kasutamises tehakse igal aastal vähemalt 3-4 magistritööd siis erineva nurga alt, kas siis muukeelsete laste nurga alt, kas alushariduses, algklassides kasutamisel või kodukasutusel. Seni ühtegi nagu negatiivset osa ei ole sealt välja tulnud. Küll aga võib-olla pigem on see kodukasutuse küsimus, et me näeme, et on 2 tüüpi lapsevanemaid, on need, kes tõesti hoolivad oma lapse haridusest ja tahavad hariduslikku sisu pakkuda, aga on ka neid, kes tahavad lihtsalt sooja kohvi juua ja siis kasutada nutiseadet lapsehoidjana. Et sellel on kindlasti negatiivseid külgi, et see ei ole mõeldud olema lapsehoidja, vaid selline interaktiivne õppimisviis, kus siis alati võiks olla täiskasvanu kõrval, kes selgitab sinna juurde, mis ekraanil toimub. Hoiurühmas ja siin on ka 3-4-aastaste laste kohta küsimus. Eriti tore on näiteks meie siis luule
luulevideod, kus on siis rahvaluule on videostatud ja seda võib täiesti ka ilma videota, et võib kuulata, et kui üldse ei soovi ekraani näiteks ka kasutada, võib siis niipidi teha. Samas, kui juba kasutate nutiseadmeid, siis on munatase selleks, kus on, noh, see on väga selline armas, lihtne, kõige noorematele sellised erinevaid teemasid katvad mängud, aga see on selline puuduta ja kuula tüüpi. Ehk siis ülesanne on puudutada ekraanil kõiki objekte ja muuta need värviliseks, need on alguses mustvalged. Ja siis kuuled siis selle looma või linnu nime. Ja kui on üks arvuti, siis kuidas saab mängu kasutada, siis näiteks projektorile, et siis on nagu üks-ühele võimalus või siis ka saab kuvada arvutist siis projektorile ja samamoodi siis kas ise sinna kõrvale rääkida või kutsuda vahepeal siis ka lapsi sinna juurde nagu arvuti taha ja teised saavad siis vaadata näiteks projektori pealt, kuidas kasutus läheb ja samamoodi, et nad on ikkagi siis kaasa haaratud. Hommikuringi küsimus võib-olla jah, ka nagu meil on natukene jääme ajahätta, aga põhimõtteliselt sõltub hommikuringist ja hommikuringi temaatikast. Aga siin ka ma väga soovitaksin näiteks ka hommikuringil võib-olla võtta siis kohe-kohe avaldatav õhtujutt, siis miks mitte ka hommikujutuna kasutusse, et on hea avada mingi päeva teema, seal saab valida erinevaid osasid, mida kuulata ja saab siis ka arutleda natukene nende teemade osas, mis on sõprus, aga digiteadlikkus, et kas tohib pilti teha, et seal on nagu väga palju erinevaid toredaid teemasid siis, mida hommikuringi võib põimida. Nii, mängude sobivus vanuse järgi, sisselogimine, no neid üldiselt siis katsime ja väga armsasti keegi on lihtsalt kirjutanud, et tahan öelda aitäh nii laheda eestikeelse äpi eest. Võtke heaks, meil on väga hea meel. Nii, kas vahepeal on mõni küsimus, mida keegi sooviks küsida kohe otse? Mina seni näitan teile korraks ekraani pealt siis seda kohta, kus te leiate kogu mängude loetelu, mis saab välja printida. Ja näitan väga põgusalt rakendust ka ja siis ongi meie tihe programm läbi. Nii, siin Alpakidsi kodulehel alpakids.com, et kui te lähete Eesti poole peale ja võtate siit haridusasutusele, siis siin on näha, siin on küll õpetajate tagasisidet, jah, näiteks Merike Varandi, kes on tohutult olnud abiks sisu loomisel. Siin on nüüd siis haridusasutuste paketid, aga siin te näete lisamaterjale õpetajatele, et siin on ligipääsu sisestamise juhend näiteks, siin ongi siis need õpiväljundid, mida väga soovitame, see on väga populaarsed, on ka prinditavad töölehed, et meil on teemakohased töölehed, mida saab välja printida ka, ütleme, siis kõige väiksematega ka väga tore tegemine, et saab siin värvida, otsida piltidel erinevusi, et sellised teemakohased lisame iga kuu prinditavaid töölehti juurde. Saab teadustööde kohta lugeda siit, mis on Alpa kohta kirjutatud ja varem salvestatud erinevaid videomaterjale, siis siin näiteks keeleõppe fookusega, üldine ülesehitusmängud ja koolitus õpetajatele, et kes on päris uued, kuulake näiteks seda osa. Siin näiteks Jaan Aru ja Elina Heinmäega on lühivideod Lapsed ja digimaailm, väga soovitan, ja ka vene keeles, kes soovib kuulata, on meil tehtud siis selline ülevaadet andev seminar. Aga muidu on jah, siin on ka siis selline õpiväljundite loetelu, kus on kõik mängud. Noh, nüüd kõige viimaseid uuemaid veel ei ole, aga lisame need ka peagi. Ja siis siin on tõesti näha, et mis see mängu sisu on ja mis on need õpiväljundid. Ja siis siia saab väga mõnusasti, et kui te prindite välja, siis saate pastakaga näiteks juurde kirjutada, et värvimäng näiteks, õpite värvinimesid, vot see, teine ja kolmas. Ja siis siia saab kirjutada, et mis tegevusega ma seda soovin lõimida. Et saab kasutada sellist ülevaatlikku materjali ka. Aga nii, ma kohe üks hetk, ma üritan näidata, aga nii, ma pean nüüd üles leidma selle akna. Ma
ma arvan, et me teemegi niimoodi, et ma juba tänan nagu kõiki neid, kes täna kuulamas olid. Kordan üle, et tunnistused siis kõigile neile, kes registreerimisvormis ära märkisid nädala jooksul, kes ei märkinud ära, siis lihtsalt registreeruge uuesti. Ja neile, kes soovivad, et ma korraks mõned minutid näitan lihtsalt seda mängu üldist struktuuri ka, et ma jagan ekraani, et siis võib-olla need, kes on juba tihedad kasutajad, et siis teil ei ole võib-olla mõtet kuulata seda osa. Aga kui kellelgi on veel mõni küsimus seni, siis olge julged küsima. Nii, tundub, et lisaküsimusi ei ole, nii et ma väga-väga tänan ja teistele näitan korraks siis meie mänge ka. Nii, ma lihtsalt pean selle ise siit siis korraks lahti tegema. Nii, ma korraks küsin üle ka, et kas on meil neid, kes soovivad vaadata, et soovite jääda ja ma näitan korraks üldist ülesehitust ja mänge ka. Jah, on küll. Selge, väga tore. Ma korraks küsin üle ka, et nii, ma panen login sisse ära, et kas te kuulete Alpa häält ka, sest et minul on kõrvaklapid, aga ma jagan ekraani. Nii et ma loodan, et see töötab. Nii, ja kuulame. super, väga tore. Nii, neile, kes siis ei ole Alpaga varem kokku puutunud, siis mina jagan praegu teile veebiversiooni ehk siis seda, mida saate kasutada arvutis ja interaktiivsel tahvlil. Ja siin on siis nii, et see on avakuva ja see on täpselt samasugune siis äpis ka. Ja siin on näiteks tõesti see printeri märk. Printeri märgist ei jõuategi täpselt siis sinna, kus on need prinditavad töölehed. Ja vot mina vaatan, et ma olen siin sisse logitud Rebane Kelly. Nii et see on see profiil, mida mina kasutan. Aga selline on see avakuva ja siit me avastama lähemegi. Need on need tasemed, mida siin sai põgusalt mainitud, et meil on muna, tibu, kana ja raamatuga kana ja meelega ei ole siin arvuliselt kirja pandud, et kui vanadele lastele siis see mõeldud on, sellepärast et ükski laps ei peaks ennast pahasti tundma, et kui ta vanuse poolest tunneb, et ta on raamatuga kana, aga nüüd ta suunatakse tibu tasemele. Et see on selle tõttu. Ja kui me võtame siit muna taseme, siis siin on näha, ongi matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond, mälu ja loogika, rütm ja loovus. Ja siin ongi väga palju siis erinevaid mänge, mille vahel võib valida. Võtame siit, ma ei tea, võtame selle. Puuduta tähti ja muuda need värviliseks. Ja see ongi siis selline just täpselt, et vajutan ja kuulan tüüpi kõige lihtsam mäng kõige noorematele. Hammas, hobune, oja, onu. Ma näitan ühe läbi ka, et ma teisi kõiki läbi ei näita, aga lihtsalt te näete, kuidas see mäng on üles ehitatud. Nägu, nina, pane edasi, hehe. Ja Alpa ütleb vahepeal toredaid motiveerivaid asju lastele. Ja nagu te kuulete, siis siin on siis häälduse järgi, mitte siis taha nime järgi. Rebane, robot. Ja see on siis just selleks, et lapsel oleks lihtsam õppida lugema pärast. Uks, uni, vaarikas, vend. Oled nii osav. Nii, ja alati lõpus siis on õhupallid, õpetajad tihti ei märka, aga lapsed alati teavad. Kas sul meenub veel midagi, mis algab O-tähega? Nii, ja sellega, kas sul meenub veel midagi, mis algab O-tähega, eks ka selline tore mõtteharjutus, et kinnistada. Ja siin te näete soovitusi, ehk siis ta soovitab järgmist sisu vastavalt sellele, kuidas eelmine mäng tähti. Läks. Mis tähega need sõnad algavad? Särk.
aga ütlen ka seda, et õpetajana, et kui teil on omal selline plaan olemas ja te ei taha mingeid soovitusi, teie teate, mis mänge te tahate mängida, siis seadete alt saab selle välja ka siis lülitada. Nii, ja see põhimõte on siis see, et iga mäng, iga laps tunneb ennast lõpuks nagu võitja, sellepärast et ta ei võistle kellegagi, tal ei ole ajalist survet, kuskil ei ole taga niimoodi tiktak, 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 et ta peab nagu mingi aja jooksul ülesande ära täitma, et ta võib teha omas tempos ja selline, et ta ei ole liiga intensiivne lapsele. Ja siin siis tuleb algustähti ja kui ma valin midagi valesti, siis on lihtsalt tõdõnt ja küll ta lõpuks jõuab selleni, et särk on ikkagi siis S-iga. Särk. Et hästi palju seda kordust, et seda, Raha. et just seda kõnet kuulda uuesti ja uuesti ja uuesti, et väga palju siis selles mängus te kuulete neid korduseid, et ta lihtsalt kordab ja kordab. Ja kui ei märganud, mis oli see ülesanne või mida ta viimasena ütles, siis siin paremal saab siis uuesti kuulata ka, et ahah, raha. Nii, ja siin ongi siis Eesti linnud, siin on tundenimed loodud koos lastepsühholoogidega, et just lapsed neid tundenimesid siis õpiksid. Puuduta kõiki nägusid ja kuula, mida need lapsed tunnevad. Ja see on siis oluline selleks, et kuidas laps saab üldse väljendada enda tundeid, kui ta tundenimesid ei tunne, et siis seda ka väga oluline õpetada. Ma olen rõõmus, jee! Ma tunnen hirmu. Ma tunnen viha. Ma tunnen kurbust. Ma tunnen vastikust. Väk. Ma olen üllatunud. Oh jee, hästi tehtud. Tee nüüd ise ka mõni nägu. Näiteks viha, kurbus või rõõm. Nii, vaat igaüks võib ekraani taga siis teha näo, mida ta soovib. Ja siit siis leiab siis lillede temaatikaid, siis on siin sügise temaatilised puulehtede õppimise mängud, siis on mälu ja loogika, väga toredaid mänge siit leiab siin ruudupusle, siis sokke tuleb paaridesse sobitada, rütm ja loovus. Siin on siis just need folkloorivideod ehk siis luuletustest tehtud animatsioonid, ülimalt populaarne, et neid on Eestis kuulatud üle 500 000 korra, kui mitte vist juba nüüd rohkem. Ja siis iga 3. mäng, mida soovitatakse, on tants alpaga, et need on ka väga vahvad just pisematega siin. Võtame näiteks ühe. Tere Sibir, on tantsuaeg. Rullime käsi sissepoole, väljapoole, sissepoole, väljapoole, sissepoole, väljapoole, sissepoole. Ja neid on erinevaid, et see on ka võib-olla selline, mida sellesse hommikul võib-olla lastega siis ka soojenduseks teha natukene neid tantse, et on ka selline vahva mõte. Ja lisaks on siin joonistamise mänge, on ka väga tore, et siin on just selliseid Eesti rahvuslikke temaatikaid siis piltidel. Aga avastamist on siin üsna palju, et siin on kiusimänge näha, siin on siis arvude järjestamine, mis korraks jutuks tuli, siis on selline mida võtta kaasa, selline sõnavaramäng, et kui sa lähed sünnipäevale, piknikule, poodi ja nii edasi randa, et selline sõnavaramäng, kirja eelharjutusi, juba keerukamaid lillede ja lindude mänge, putukad, metsloomade jalajäljed, et siin on avastamist küll ja küll. Ja näitan ainult põgusalt, et mis on veel siis natukene keerukamates tasemetes. On juba keerukamad matemaatika arvutamise mängud, võrdlemine suurem, väiksem, siis siin on näiteks grammatikamängude poole pealt, siis on minema pluss kohasõna, et kas Alpa läheb peatusesse, peatusse, peatusele, läheb kooli, koolile, koolisse, et kõik need vormid on võimalikud, aga tavapärane on neist kõige rohkem kasutuses valdavalt üks. Ja siin on ka samamoodi, siis tuleb sauna kibusse lohistada õigeid tähti, mida siis Alpa ütleb ja laps peab leidma lihtsamaid lugemismänge, et ta ütleb sõna ja kas ta ütles pall või pull, et siis saab selle järgi vaadata. Siis need väiksed lookesed, mille mõistmise väiksed harjutused siin sees on, et neid
on ka väga tore avastada. ja kuna jõulud on tulemas, et siis ma võib-olla lõpetaksingi et ütleme, esimene kooliaste, see jääb siis rohkem koolidele, aga sellega lõpeb siin lasteaia osa põhiliselt ära ja ma näitaksingi lõpetuseks tere, siis sõber! jõulumängu. Otsime jõulutoast kadunud asju. Ohoo! Vaata, kas sa leiad kõik need 5 asja. Kui ma loen sulle ette. Nii, ja siin on siis jõuludega seotud sõnavara. Jee! Jõulukuuse kaunistus. Ja siin on tore, et siin on näiteks rookroon ja selliseid vanu Eesti traditsioone ja jõulusokk näiteks on siin vahepeal mängus ka sees ja jõulusokk siis see sokk, mis vanal Eesti ajal oli, mitte siis see, mida võib-olla tänapäeval lapsed riputavad aknale. Jõulukuuse kaunistus. Ja siis on mõned mängud, mis lõppevad hoopis teistsuguse. Oi, meil tuli vahepeal jõuluvana siia. Suusad, jee! Nii, suusad paneme ka lohistan õigesse kohta. Oled nii osav. Nii, ja see on ka lastele väga vahva, et nad saavad terve toa lumepalle siis täis klõpsata. Ja taustal need asjad, mida Alpas küsitakse, alati muutuvad, et meil on palju rohkem seal siis pilte ja küsimusi taga, aga juhuslikkuse alusel siis tulevad 3-5 küsimust vastavalt lapse vanulusele. Et neil on alguses ikkagi üsna lühike aeg, millal nad suudavad keskenduda, et siis mängud on niisugused pisikesed. Ja siin nad saavad teha siis selle toa lõbusasti jõulude puhul lumepalle täis. Nii. Ja korra võib-olla näitan jah, et kui ma nüüd lähen tagasi siia enda profiili juurde, siin kus ma valisin mängija, seal on mina, siis siin, et kuna ma ei mänginud kõiki asju läbi, siis siin on siis näha ka see, et mis mul kui hästi läks, et siin ma otseselt nagu väga pikalt ei peatunud, ma kõiki läbi ei mänginud, aga siin on siis näha ka see statistika, et kuidas siin läks, et kui kaua on ka mõnda mängu mängitud. No siin ei ole otseselt valesid vastuseid, et siin ei tule levinud vigu, aga tähestikumängude puhul siis ja teiste mängude puhul tulevad siia levinud vead ka, nii et saab sellest toreda ülevaate. Nii, aga kas kellelgi on praegu veel küsimusi? Aga me oleme 10 minutit tõesti nüüd üle aja ka, aga mis asutusest te olete? Mina ise olen Alpa Kidsi tegevjuht. Ei, see oli vastus. Okei, ma mõtlesin, et see oli küsimus. Ei olnud. Nii, aitäh, väga huvitav oli. Kui kellelgi tõesti jäi midagi veel südamele või ei tahtnud siin küsida, et te võite alati meile ise kirjutada ja nüüd on siis nii, et me saadame järelkirjaga siis Tallinna omadele siis eriti siis võimalused, kuidas siis tasuta Alpat kasutada, mis te selleks peate tegema. Need, kes juba on tuttavad, teavad, kõik tuleb automaatselt ja kellel on võib-olla uued seadmed, et kuidas siis registreerida. Nii et kõik need asjad me saadame teile järelkirjaga ja mina igatahes väga tänan ja väga tore, et teid jäi veel nii palju kuulama, kuigi läksime üle aja. Nii et suur-suur tänu teile ja ma soovin teile imelist aasta lõppu ja peagi saabuvaid jõule ja veel ka kindlasti väga tore, kui te leiate Alpasse midagi toredat, mida kasutada. Nii et väga tore ja kõik mänguideed ka alati oodatud. Aitäh teile!